Hei, imeline hing! Olen Laina Helenurm ja sa kuulad mini-jutupäevikut Mõttekoht. Olles üle 20 aasta valgustumise teekonnal, jagan teiega mõtteid. Miks just miniversioon? Sest meile polegi rohkem vaja. Nii lihtne see ongi. On vaja võtta üks teema ja sellesse iseseisvalt süveneda. Meie aju mitmeid teemasid korraga nii ehk naa sügavalt läbi ei võta, mistõttu see 5 minutit annab palju võimsama tulemuse kui 10 pikka podcasti. Miks me ebamugavuse eest põgeneme? Meie aju toimetab nii, et ta tahab olla mugavustsoonis. Nii on evolutsiooniliselt meie aju arenenud ja nii on meid tänapäeva moodne tarbimisühiskond programmeerinud mugavust armastama. Sellesse pikemalt süveneda praegu ei jõua, aga räägin hoopis sellest, miks me ei peaks ebamugavuse eest põgenema. Kui sa nüüd mõtled, siis kas elu peab kogu aeg olema super mugav? Kui sa õpid seda nägema, siis ebamugavus võib olla suureks kingituseks. Ebamugavuses on sõnum sulle endale. Sest ebamugavus tuleb sulle midagi näitama sinu enda kohta, mitte teiste kohta, vaid sinu kohta. Et olenemata sellest, kes ebamugavuse tekitas või milline olukord ebamugavuse tekitas, siis ebamugavus algab alati sinust endast. Ja sellepärast on vaja vahel vaadata sissepoole. Ja see käib niimoodi, et sa lihtsalt paned ennast tähele. Millistel hetkedel sa tunned ebamugavust? Proovi leida sealt sõnum sulle. Võid lausa endalt küsida, miks mul on ebamugav. Kuula, mis vastus sealt tuleb. Ja küsi veel ja kuula veel iseennast. Küsi veel 3. kord ja kuula veel hoolsamini iseennast. Võib-olla on veel paar korda vaja küsida, et sa jõuaksid selle ebamugavuse baaspõhjuseni. Ja kui sa selle põhjuse leiad, siis sa saad teada, mida see ebamugavus sulle tegelikult näitama tuli. Ja niimoodi küsides on võimalik igasuguseid mõttemustreid tuvastada. Neid mõttemustreid, mis mõjuvad meile kahjulikult. Näiteks tihti peegeldab justkui kellegi teise tegevuse tõttu tekkinud ebamugavus hoopis meie enda ebakindlust. Meie enda täitmata unistusi, võib-olla enese mitte armastamist, kadedust, läbi töötamata traumasid, põlvkondadega kaasa antud negatiivseid mõttemustreid ja nii edasi. See võib olla väga pikk nimekiri, aga need on kõik iseenda ebakindlused. Enamus ajast tahab ebamugavus näidata midagi, mida sa ise endast tervendada saaksid. Mida oleks vaja tervendada sinu enda jaoks. Ja sellepärast ma ütlengi, et ebamugavus võib olla kingitus. Et vahel see peidab endast lihtsalt kulda väärt infot, mida sa muidu muud moodi endas teada ei saakski. Kui oled selle põhjuse, baaspõhjuse teada saanud,
saad ka ennast tervendama hakata. aga enne ei saa. enne sa jäädki tundma seda ebamugavust, sul tulevad uued inimesed, uued olukorrad, sarnane, kõik on samasugune ebamugavus, kogu aeg tuleb ja tuleb, sest sa lihtsalt ei ole seda läbi hammustanud, et see tuleb sinust endast, see ebamugavus tahab sulle midagi näidata ja sa ei näe seda. Ja siis tasubki lihtsalt iseendalt küsida, et miks ma tunnen seda ebamugavust, miks need olukorrad korduvad, mis on see õppetund mulle. Ja kui sa tahad ise vastutada oma elu eest, luua enda ellu rohkem harmooniat, rahu, armastust, õnnestumisi, edu, siis on ülioluline endale teadvustada, et ebamugavuse eest ei ole vaja alati põgeneda ja ebamugavuses on alati sõnum sulle endale. Sa kuulasid mini-jutupäevikut Mõttekoht. See pole juhus, et sa seda videot näed. See oli sõnum sulle. Võta sellest maksimum. Järgmine põnev teema juba järgmisel laupäeval.